Tere tulemast Vanapaugu põrgu kööki ja hääd vana aasta lõppu. Arvasin, et sellel aastal enam ei tülita kedagi oma vaimusünnitustega, aga ikkagi hakkas hale ja natukene kahju just 1. jaanuari hommikust, kui suured massid haigeid päid hommiku ärkavad ja peale hommikukohvi tahaks nii ka midagi hammustada nigu. Ja siis mõtlesin, et mul jäi kunagi silma ühe grusiini tehtud sellise salati retsept, mida ma nüüd üritan järgi teha ja mis sobib kakras kohe väga 1. jaanuari hommikusse, mis tõmbab sul kõik mahlad käima. Nii palju tõmbab kohe käima, et sa kohe tunned, kuidas käib. Niimoodi üles alla ja alt välja. See on gruusiapärane punapeedi salat. See on minu arvates need inimesed, kes peeti ei söö. Ma tean mõningaid, kes ei armasta nagu punapeeti. Ega nendele seda ei saa pahaks panna. Näiteks mõne inimene ei taha kala, ei söö kala. Ma tean isegi inimesi, kes ei söö värsket tomatit. Nii et selle koha pealt on loomaaed on suur ja lai. Mina ise olen selline loll ja seda olen ma juba sünnist saati. Et mina näiteks ei võta ühtegi sorti juustusuu sisse ja mina ei saa nendest inimestest aru, ma ei peagi aru saama, kes söövad seda hallitanud juustu. Jeesus Maria, siis tõesti midagi muud süüa ei ole, kui pealt seda hallitust sööma. Hea küll, ei ole ma kõige targem ja ei ole mul ka mingit õigust siin targutada ega kedagi maha teha. Asi on selles, millest siis koosneb see Gruusia punapeedia salat. Siin on mul pool kilo jämeda riiviga riivitud keedupeeti, punast keedupeeti. Siis läheb siia punast sibulat, siis läheb siia kreeka pähkleid, siis läheb siia küüslauk, till, värske till või peterselli. Tähendab, isegi kui neid on koos, on veel parem. Mul peterselli ei ole, mul on värsket tilli ja seda on mul kohe terve viht. Et mustpipar, sool, meelissuneli, vedeltsilli, küüslauk, vist ütlesin küüslauk, suitsupaprika, oliivõli ja balsaamiku äädikas. See on kõik. Ja nüüd ma hakkan siis selle asjaga pihta, et järjekord nagu ette näidata. Kui järjekord on meeles, siis tuleb sul ka meelde, milleks sa seda teed. Vaata, nagu vanasti ei tulnud meelde nõukogude ajal, kui Tartu kaubamajas oli 6 järjekorda ja siis sa hakkasid mõtlema, et mida sul nagu vaja on, et mis seal müüakse. Ja hiljem, kui selgus, et sul oli järjekord ära seistud, et siis sul seda nagu vaja ei olegi, mis seal müüakse. Nii, enseks ma siis hakin ära selle kreeka pähkli, peenestan. Seda ei ole vaja blenderis hakkida, et ta niimoodi hästi tolm oleks. Et siin ikka oleks sellist tükki, mis sul hamba alla ka jäävad. Ja sellepärast ma teda lihtsalt hakin siin niimoodi noaga. Et jääb sellised, et neid oleks näha, mis siin on ja oleks tunda hamba all ka, mis sul siin on. All right. See sai nüüd tehtud. Selle paneme nüüd siia. Selle paneme siia peedi peale. Okei. Nii, järgmiseks läheb siis punane sibul. Siit ma võtan, mul oli poolik sibul kohe olemas. Siit ma võtan siit selle suurema poole. Selle lõikame veerand ketasteks. Vaata, kui sa Gerd Kanteri käest küsid, kuidas oleks heita veerand ketast. Siis ta näitas niimoodi. Lõikame veerand ketasteks.
sibulat ei ole väga palju siia vaja. Okei, siit ümbert veel. Tšägame ümbert. Okei. Nii, see läheb ka meil siia. Nii. Siis läheb siia till. Vaata, asi on selles, et tavaliselt inimesed viskavad, kes just ei ole väga kõva tegija, et neid tillivarsi saab edukalt suppide sees kasutada, võid ära sügavilmutada ja siis sealt võtad paar-kolm tükki, kui sa suppi keedad. Pärast korjad sealt selle varre välja. Aga tavaliselt inimesed kasutavad neid tillilehti ainult, aga siia salati sisse sobib väga hästi ka see tillivars, sest see on hästi mahlane. Ja sellepärast tuleb see till hästi õhukeselt, hästi peenikeselt ära hakkida. Et need varred ei jääks sul sealt hamba vahelt niimoodi tolgendama. Ja siis seda mahlasust on. Vaata, asi on selles, kui sa selle kõik kokku segad, siis lase vähemalt paar tundi seista. Nii et sa võid selle isegi 31. mitte päris õhtul seal lõuna all valmis teha järgmiseks päevaks. Aga sa pead selle salati kindlasti ära peitma kuskile, kuna lugu on selles, et nad tahavad kõik seda proovida. Ja siis nad proovivad niimoodi ära, et sul 1. jaanuariks enam nagu ei jäägi. Nii. Noaga on asi korras. Sellega on nüüd see lugu, vaata. Nüüd ma hakkan siia siis panema seda maitse tugevdajaid. Ensiks panen kohe soola, siia läheb, ütleme, alla poole teelusika. Läheb natuke rohkem. Nii, läheb soola. Ütleme pool teelusika, aga kõige tähtsam on ikkagi maitse järgi. Siis on mustpipar. Mustpipar läheb pool teelusikatäit. Järgmiseks on meelissuneli. Seda küsige kaubandusest, hästi varustatud poodides peaks seda olema. Seda läheb ka pool teelusikatäit. Kõik mõõt ongi pool teelusikatäit, need karvasemad või tähendab kuivemad asjad. Suitsupaprika, täpselt samamoodi, seda võib natuke rohkem panna. Nii, okei, ütleme teelusikatäis. Siis on, järgmine asi on vedel tšilli. Vaata, vedelad tšillit ma panen nüüd niimoodi, et panen supilusikatäie. Okei. Ja siis on küüslaugu pasta, pool teelusikatäit. Kes tahab rohkem küüslaugu maitset, paneb rohkem. Mina panen pool teelusikatäit. Kena. Nüüd on suurem osa pandud. Ja vaata, nüüd on hästi tähtis moment. Nüüd tuleb ära panna see balsaamico äädikas. Sellepärast, et kui sa paned oliivõli siia enne kui äädika, siis see õlikiht jääb siia nende aineksite peale ja see äädikas pärast enam ei segune. Praegu on need asjad nüüd vaja kokku segada. Nii, sibul on lahti arutada. See värk kokku segada. Tilli sai kohe pära segada, salat on pool roheline. Ja pähklid kenasti. Nii, ja vaata nüüd, lase sellel asjal kuskil pool tundi seista. Pool tundi seista ilma õlita. Siis võtad extra virgin oliivõli või missugune õli sul kodus on, välja arvatud õmblusmasini õli. Ja siia pane siis paar supilusikatäit. No mina selle koguse peal, poole kilo peal. 2 supilusikatäit panen õli, et see asi mitte õlist ei nõrguks, vaid et ta oleks selline, läheks libedalt alla. Vaat nii. Ja sellega on see salat on lõpusirgel. Mina tahan nendele öelda, et aasta, mis läks, eks muidugi ta, kuidas kellelegi, aga üldiselt
inimesed ei ole väga rahul selle aastaga ja loodame, et järgmine tuleb parem. Kuigi vanasõna ütleb, et lootus on lohutus. Ja nendel inimestel, kes aastavahetusel peavad tööl olema, noh, ma mõtlen Päästeamet, kiirabi, tuletõri ja kõik värk kokku, et nad ei nukruteks seal, sest inimestel on komme ikka nendele ka sellel ajal tööd anda ja mõnikord päris tihedalt, nii et jõudu tööle ja paremat uut aastat järgmiseks. Mul tuleb meelde üks tõesti sündinud lugu, mis oli seotud kiirabiga. Nimelt üks vanem meesterahvas helistab kiirabisse ja ütleb seal, et andke andeks, aga et mul on teile ainult üks küsimus. Ei noh, küsige. Vaadake, ma sain eile turu pealt värsket eeringat ja nüüd ma sain värsket eeringat ja jõin piima peale. Kõhus tekkis selline imelik tunne. Mul on küsimus nüüd teile selline, kui ma nüüd tahan maasikaid süüa, kas ma pean neid enne pesema või on juba ükskõik? Head uut aastat teile ja ikka kõike paremat. Tervist, raha, õnne. Cheers, kohtume.